Hei, tere tulemast tagasi kuulama Dance What's Up podcasti nüüdseks siis juba teist episoodi. Täna Liselli asemel on minu kõrval siin Marks. Ja tere! Ja täna olemegi just siin õues, sellepärast, et siia sai ehitatud projekti raames selline noorteala nagu Istla. Ja me mõtlesime, et võiks pakkuda sellele teist kasutusviisi ja täna teeme niimoodi. Ja. Aga tänaseks episoodi põhifookuseks on meil siis just noorte aktiivsus ning liikumine läbi tantsu. Ja sellega seoses on meil siis ka kaks külalist külas, kes siis panustavad noorte liikumisse väga aktiivselt, ehk siis kaks Chate tantsukooli tantsuõpetajat. Tere, kas te soovite natukene rääkida endast? Tere, jaa. Võin otsa lahti teha. Nagu sissejuhatuses juba oli, siis igapäevaselt liikumisse me panustame. Ja kuna mina olen lõpetanud Sporditeaduste instituudis magistriõppe treener spordijuht suunal, siis see juba viitab mu igapäevasele tööle, nii et hommikuti lähen kooli ja olen liikumisõpetaja lastele ja noortele ja pärast tulen siia tantsukooli ja olen siis tantsuõpetaja, tehnikaõpetaja. Et kuna mu enda taust tuleb iluuimlemisest, siis ma alustasin siin Krõõda juures kohe tehnikaõpetusega ja selline laste painduvuse, koordinatsiooni, tasakaalu arendamine, kõik see pool, kuhu ma olen jäänud ka. Ja siis viimastel aastatel on juurde tulnud sellist tantsulist poolt ja kõige rohkem pühendun lüürilisele tantsule. Nii et mu päevas on hästi palju liikumist ja lastega töötamist. Tere minu poolt ka. Mina samamoodi olen oma elu pühendanud liikumisele, täpsemalt tantsule, juhtides siis Chate tantsukooli ja võib-olla siis seades suunda, kuhu minna, kuidas noortele oleks see liikumine kõige atraktiivsem ja loomulikum ja nende ootustele vastavam. Ja võib-olla minu taustast nii palju, et ma olen õpetanud 28 aastat või 7, midagi sinna, juba teie vanustest alates. Aga nüüd siis ikkagi lõpupoole järjest rohkem teadlikumalt ja pedagoogiliselt läbimõeldumalt, nii et selline pidev eneseareng õpetajana on käsil. Just nimelt. Krõõt, sa lõpetasid hiljuti Tartu Ülikoolis kutseõpetaja bakalaureuse kraadiga ning seoses sellega me sooviksime küsida sult, et kas sa sooviksid meile natuke lähemalt rääkida oma lõputööst? Ikka võin rääkida oma lõputööst, seda sai väga intensiivselt tehtud kevadel, et siis on hea, kui see leiab rohkem kandepinda või kõlapinda, tähendab. Ma kogu oma õpingut tegelikult, kuigi see eriala nimi on kutseõpetaja, aga siin see sobib väga hästi ka huvihariduslike õpetajatele, et saada see pedagoogiline nagu sügavus ja taust ja tõesti see teadmine sellest, kuidas õppimine toimub ja mis on kaasaegsed trendid õpetamises ja et see oleks kooskõlas ka kõige sellega, mis, ma ei tea, ajuteadused, neuroscience maailmas toimub, samamoodi motivatsiooniteooriad ja kõik, et see teadmine ja teaduspõhisus jookseks kokku igasse tundi ja õpetamisse. Et kõik oma praktikad ja peaaegu kõik oma praktikad ma tegin tantsukooli põhjal, natukene ikkagi kutseharidusega ka tegelesin, aga sain väga hästi tõlkida kõik huviharidusse. Ja lõputöö samamoodi rääkis siis tegevusvõimekusest ehk agentsusest, mis tähendab sellist tantsija üldist enesejuhtimisvõimet, motivatsiooni ja sellist usku, et ta ise suudab asju ellu viia, muuta ennast, muuta maailma, et selline
enesekindlus ja aktiivsus on selle tegevusvõimekuse nagu komponendid ja ma uurisin siis läbi tantsijate, et kuidas tantsuharidus on seda tugevdanud. Ja nagu sa mainisid ka seda aktiivsuse poolt, et kas sa näiteks oskaksid siin praegu kohapeal võrrelda näiteks tantsijat ja mitte tantsuga tegelevat inimest, et kas neil on mingid just sama erinevad iseloomu või just näiteks eesmärkide seadmise poolel mingeid erinevusi, et ma saan vastata praegu suhteliselt kogemuspõhiselt, et seda ei ole väga palju uuritud. Ja see oli ka minu lõputöö üks soovitus, et võiks edasi uurida ka kvantitatiivselt sellise aktiivse ja mitteaktiivse noore nagu võib-olla ellusuhtumise ja mindseti erinevusi. Et ma loodan, et neid uuringuid tehakse järjest rohkem. Üks uuring, mis nii-öelda siis teaduspõhiselt tõestab noorte kultuurihuvi suurenemist, tehti siis nüüd hiljuti noorte kultuuritarbimise uuring Kultuuriministeeriumi poolt. Ja see näitab küll väga selgelt, et need, kes on kas tantsu või muusikaharidusega seotud, nad on aktiivsemad kultuurisündmuste külastajad. Ehk siis selles mõttes aktiivsust näitavad ka uuringud, aga kogemuste põhjal või see, mis tantsijad jagavad, et kui nad võrdlevad ennast teiste klassikaaslastega, kes ei käi trennides või tantsimas või kuskil süsteemselt väljaspool kooli, et siis kindlasti nad on vähem võib-olla motiveeritud ise initsiatiivi üles näitama või olema tavaliselt, kes teevad palju, teevad igal pool palju ka õpilasomavalitsustes ja vabatahtliku tööna, et sellega on nii, et need, kes on kuidagi maitse suhu saanud ja saanud seda eduelamust, need tahavadki järjest rohkem ja mu töö näitas ka seda, et see eesmärkide seadmine näiteks tugevneb läbi selle, kui tantsija on juba kogenud, et ma midagi saavutasin ja see mõnus tunne, kui sa oled teadlikult kuhugi poole liikunud. Et töös intervjueeritavad noored tõid välja sellist erinevust tantsija ja kulgeja, et kes lihtsalt tiksub koolis ja siis õhtul võib-olla vaatab, mis Netflixis tuleb, aga et kui sa oled juba aktiivne, siis see ongi su elustiil ja mõtteviis. Võib-olla sinna teadlikkuse ja eesmärkide poole veel edasi liikudes, siin Chate tantsukoolis samamoodi tehakse ja seatakse palju eesmärke. Et selline vahva küsimus, et kas oled märganud näiteks nooremate tantsijate ja vanemate tantsijate eesmärkide seadmises ja soovitud eesmärgini jõudmises mingit erinevust? Kas vanuse mõttes või läbi aegade muutust? Just vanuse mõttes. Kindlasti noorematel on need eesmärgid rohkem nagu füüsilise võimekusega seotud. Maris kindlasti ja võib-olla tuled sellest keskkonnast ka, et kui tundub, et väiksena tahaks selle spagaadi väiksed tantsijad võimlevad maha saada, siis nad tihti selle nagu panevad hästi konkreetselt, aga võib-olla see realistlik pool jääb seal võib-olla esialgu nagu läbi mõtlemata. Et kui keegi juba oskab või sa näed suuremat, kes oskab, siis meil õpetajatena on see võimalus aidata talle neid redeli pulki sinna juurde panna, et tal on nagu see suur ja kauge eesmärk, et see enesejuhtimise pool nagu tuleb juurde ilmselt. Kohe ERIali ennem kui nagu oskan raskust kätele kanda, tahaks juba nagu lennata. Et see on võib-olla noorematel just see füüsiline pool, et midagi nähtavat, katsutavat, mis ma saan aru, et nüüd ma olen selle saanud ja mida vanemaks, seda võib-olla abstraktsemaks need lähevad, aga heas mõttes abstraktsemaks ehk siis rohkem sellise ongi nagu ka meelelaadi või mindseti suunas, et mitte, et ma tahan võita seda võistlust, vaid ma tahan ennast tunda hästi või rahulolevana peale seda esitust. Ja kehahoid näiteks ka see, et kui võtavadki hooaja algus selle eesmärgistamise ette, et siis võib-olla ongi üks tihti see suurtel, et ma füüsiliselt ka tunnen ennast hästi igal pool, ma hoian ennast, täpselt see, mis Gröt mainis ka vaimselt, et võib-olla see tasakaal nagu. Et vanemad tantsijad rohkem oskavad seda juba tunda rõõmu ka sellest, mis ei ole mõõdetav, aga mida ta tunneb ise, et täpselt see kehahoid on äärmiselt oluline ja tore on märgata, et tantsijad juba panevad eesmärgiga selles osas mitte rohkem ja võimsamalt ja paremini kogu aeg, vaid ka see kvaliteet ja see nauding seda tehes ja see puhkuse ja lõõgastuse ja taastumise aja sissearvestamine oma plaanidesse. Sina kui ka tegelikult Chate tantsukooli juht, selline
põnev küsimus, et kas äkki sa kuidagi nüüd suhtud tantsumaailmasse teisiti, kui sa oled nüüd juba 27 aastat tantsukooli juhendanud, et kuidas su selline tantsumaailma vaade on muutunud läbi aastate? Oi, hästi palju ja palju on ka needsamad ülikooli pedagoogilised rännakud seda mõjutanud, et näha nagu väga palju rohkem seda arengut terviklikuna, et tegelikult mis võimalused ja potentsiaal meil on huvihariduses toetada seda noort, mitte ainult see, et ta oskab mingid asjad ära teha, vaid see, kuidas ta ennast juhib, kuidas ta ennast analüüsib, see refleksioonioskus tuleb kasuks igas valdkonnas. Ja nüüd, kui me käisime tiimiga inspiratsioonipäevadel, siis pannes kirja pädevusi, mida me soovime arendada tantsijatest ja mis on siis see, et kui tantsija on vähemalt 5 aastat või soovitavalt rohkem osalenud tantsukooli töös, õppes, et mida ta siis oskab, siis ainult üks oli tegelikult füüsilisega seotud, on ju, et meisterlikkus ja kehateadlikkus. Aga me saame testi kohe teha, palju me mäletame Marisega sellest pädevustest. Mul just, kui Gröt rääkis praegu, tekkiski see mõte, et nad saavad siit nagu selle täispaketi kaasa kogu eluks, et kui sa rääkisid sellest, mis on nagu mujale ka, võtavad siit kaasa, siis jah, need erinevad nagu lülid kokku. See täispakett võib-olla on see eneseväljendus, nii nagu me naudime siin teie sõnaseadmist ja põnevuse tekitamist küsimusi, aga ka nagu läbi tantsu eneseväljendus ja emotsioonide regulatsioon läbi selle, et ma saan mingid asjad tantsus välja elada või läbi tantsu endas selgused, et mu töös tuli ka välja see, et tantsijad kasutavad üksi näiteks improviseerimist kui ühte refleksiooni nagu vahendit, et kui nad ei saa endast selgust, mida nad tahavad, siis nad lähevad, tantsivad tund aega ja tulevad saalist välja ja ahah, nagu ma saan aru. Nii, et ma saan aru, et te suhestute sellega, et vahel on vaja nagu tantsida mõtted selgeks ja tunded selgeks. Sa rääkisid, kuidas tantsud on juba mitu aastat tantsinud, aga kuidas võib-olla nagu rohkem noortemate laste seas, et kuidas just populariseerida seda noorte nagu aktiivsuse tahet või just, et noored just liigukski rohkem? No me Marisega ennem arutasime seda ka natukene, et võib-olla ei peaks fookus olema selles, et kuidas noori uuesti liikuma panna, vaid kuidas alles hoida seda, et tegelikult inimene on ju loodud keha-vaimu koostöös hästi funktsioneerima, ehk siis meil on vaja ajutööks, et see keha oleks ka väga heas vormis, mitte lihtsalt suvaline transpordivahend ajule ühest kohast teise, vaid meie keha annab signaale meie nii emotsioonidele kui kognitiivsetele võimetele või kui palju see koostöö suudab rohkem potentsiaali inimesest nagu aidata välja tuua, et siis kui me vaatame pisikesi, ma ei tea, 3-aastasi, 2-aastasid, isegi alla aasta, et kui nad kuulevad muusikat, siis see rütm reageerib automaatselt, nad ei mõtle, et kas võiks tantsida, vaid nad kohe reageerivad ja jõnksutavad ja tantsivad, me oleme neid videosid näinud, on ju, et ja siis mingi hetk me nagu kas siis ühiskonnana või siis kaaslaste mõju või mis iganes see on, paneb meid häbenema tantsimist, paneb meid häbenema oma keha ja loomulikult mingi osa kasvamise juurde käib see, et ma ei saa täpselt aru, mis ma olen, aga kui see liikumine alles jääb, et ma ei kaota seda ära, siis me ei peagi seda uuesti populariseerima hakkama, vaat see ongi elustiili osa ja me kasvame üles sellega, et me armastame liikumist, sest me tunneme, et see aitab meid. Jah, et see on ikkagi see, mis lapse eas peaks tekkima, nagu Gröt mainis seda elustiil, et me enne ka omavahel arutelu tekitades jõudsimegi selle märksõnani, et see on ikkagi elustiil, et see hakkab kellegiga eeskujul, arvan ma, et kas need on vanemad, suurem õde, vend, sõbrad, kõik see, et jah, elustiil. Ja see on jah, nagu inimene on loodud liikuma, ehk siis tegelikult see on peaks olema normaalne osa meie igapäevaelust. Ja me võib-olla ei tunne kohe, mida me ära lõikame sellega, kui me ei liigu, aga me tunneme seda hiljem.
ja me tegelikult kunagi ei tea, kuhu see inimene oleks võinud jõuda, kui ta oleks rohkem liikunud, seda nautinud, oma kehaga paremas kooskõlas olnud. Et kui me räägime koolis üldpädevustest, siis erinevad 7–9 üldpädevust, siis tegelikult see nagu kehaline intelligents või liikumispool, oma keha teadlik nagu omaks võtmine, et see on sealt puudu. Nii et minu meelest meil on ju väga hea õppekava liikumisõpetuses, aga üldpädevustena, et see ei ole ainult ühe õpetaja töö koolis, et panna lapsed liikuma. Ja. Et see on ka hästi palju, nüüd see liikumisõpetus on tulnud kehalise kasvatuse asemel, et liikumisõpetus ka hästi suunab sinna, kuidas õpilased võiksid ennast rohkem nii-öelda suunata liikuma läbi eesmärgistamise, jälle see, mida meie juba tegelikult siin teeme, et minul on see nagu tänu tantsukoolile tegelikult nüüd, kui ma olen selle liikumisõpetuse ainekava, mis me just teeme, ette võtnud, siis minul on tänu tantsukoolile see suures osas tuttav, et ma olen juba seda siin teinud. Ta ongi eesmärgistamine, analüüsimine, meie õpetajate ülesanne, mitte see, et mine kergejõustikutrenni, vaid ma tutvustan erinevaid spordialasid ja see, et miks see elustiil, sportlik elustiil, tervislik elustiil, miks see nagu, mis annab või miks see vajalik on, miks me peame seda tegema, mitte nagu rangelt, vaid sujuvalt kuidagi suunama neid sinna. Ja, sest paljuski võib olla see jälle hilisem plokk sellest, et sind on pandud tegema midagi, mis sulle ei sobi mingisuguse aja peale jooksma või ma ei olnud ka väga osav selles mõttes, et nagu need mälestused, kui sa pidid tegema või jäid viimaseks või ühesõnaga, et see kõik nagu võivad karuteene teha, et tegelikult pehmelt läbi selle, et noor ise tunneb, et see ongi äge, see on minu ala. Ja võrdlemine just nagu oma tulemusega ka, mida hästi soositakse praegu, et vaadata, et näed, et ma tegin seda, et ma jõudsin tänu sellele sinna või on vastupidi, et miks ma praegu jooksin kehvema ja selles mõttes mingeid asju tuleb ikkagi teha, et oleks see pingutusvaste, sest seda pingutust on erinevates valdkondades elus vaja, aga kuidagi pehmemalt ja just see enesele suunatud. Sest ühest ajast hakati rohkem rääkima emotsionaalsest intelligentsusest, et ma loodan, et me jõuame ka sinna, et me räägime kehalisest intelligentsusest ja just sellest, et ma ise võtan vastutuse ja saan aru, miks mu keha teatud viisil mingeid signaale mulle saadab. Sest kui me ei kuula neid, siis ta annab neid signaale nii kaua, kui lõpuks ta nagu reageerib sulle kas vigastuse või valu või mille iganes, kui sa lihtsalt neid pehmemaid signaale ei kuule, siis ta lihtsalt lõpuks karjub sulle ja siis sa ei saagi midagi teha. Ja see distsipliin, mis ka enne korraks läbi käis, et mina ütlen ka alati õpilastele, et kui sul seda trenni või huviala ei ole pärast kooli, et ega sul rohkem tegelikult aega selles mõttes ei ole, et siis sa lähed suure tõenäosusega, lähedki Netflixi vaatama pärast kooli ja siis avastad õhtu, et mul nii palju õppida, et sa oled ikkagi tegelikult selles samas kohas, aga kui sul on pärast kooli see huviala, siis sul on nagu see päev paremini struktureeritud, sa lähed pärast kooli võib-olla trenni ja siis sa tead, et see aeg pärast on sul õppimiseks ja tegelikult sul on, ma tean omast käest, sul on palju suurem see distsipliin, sa tead, kuna sa midagi teed. Et see on ka minu arust hästi oluline, mis ma õpilastele rõhutan ka. Ja mis on huvitav kuulata nüüd, üks tantsija, vist äkki 14-aastane, jagas mulle just, et ma olen aru saanud, et ma pean hakkama nutikamalt õppima, et ma tahan nii palju asju teha, et tegelikult nagu see arusaam, et tähtis ei ole see raamatute taga veedetud aeg, vaid see päriselt see teadmiste kinnistamine, seoste loomine ja kuidas ma saan seda paremini teha ja lugedes raamatuid, ma ei tea, Tugev aju või ükskõik mis uuringud, mis näitavad, et tegelikult sa natukene liigud, kohe su aju on vastuvõtlikum sellele, kui sa tahad midagi sisestada. Jah, just seda ma tahtsin ka enne lisada, et see teine pool sellest, kui sul on see huviala, liikumine on igatpidi meie ajule hea, kehale hea, et tegelikult sa pärast saad väsinud küll õhtul, me kõik oleme, aga sul on ikkagi natukene rohkem energiat, pluss emotsioon, mis sa oled saanud sealt huviala ringist, võib-olla sõbrad, koos olemine, trenni tegemine, oli raske trenn, aga me jõudsime nii kaugele, et see tegelikult ju jälle see motivatsioonipall läheb nagu liikuma edasi ka. Aga Maris, sa rääkisid, et sa tegeled siis ka koolis liikumisõpetamisega. Selline küsimus, et kas ja kuidas erinevad sinu tunnid siis Chate tantsukoolis ja Lähteühisgümnaasiumis? Tegelikult päris palju, et just jälle naljaks Krõõdaga üks päev arutasime, et ikkagi kaks eri maailma nagu liikumisega küll seotud ja õpetamisega seotud, aga ikkagi veidi tuled nagu ühest keskkonnast teise mingil määral.
aga koolis on kindlasti see, et ma pakun ikkagi sellist mitmekülgsemat nii-öelda liikumistegevusi, et siin tantsukoolis on see ikkagi selles mõttes spetsiifilisem, et siin me õpetame tantsu ja me teeme seda ühte eriala nii-öelda. Et võib-olla see on kõige suurem erinevus ja mis ma tunnen ka, et ma tantsukooli lastega võib-olla, kuna meil on võistlused ja mingid muud projektid, ma kogen nendega võib-olla asju koos rohkem, et õpilastega võib-olla veidi vähem. Kui ma olen klassijuhataja ka, siis ma oma klassiga võib-olla teen välja, sõita olen nagu lähedasem, aga muidu jah, et koolis mul on palju erinevaid õpilasi, see on ka hästi palju erinevaid, rohkem kui siin. Et see võib-olla on erinev, mis on sarnane võib-olla see, millest me just rääkisime, kuhu liikumisõpetuse suund ka läheb, on see analüüs, eesmärgistamine, mida siis lisaks liikumisele veel pakkuda. Et mul on tegelikult hea meel, et see liikumisõpetus toob seda järjest rohkem sisse. Et see võib-olla on siuke sarnane külg. Ja. Ja siis veel üks samal teemal küsimus, et kas ja kuidas tantsutreening võrreldes näiteks liikumisõpetuse tunniga, et kuidas need mõjuvad kehale erinevalt või et kas need mõjuvad kehale erinevalt? Ja kindlasti ma arvan mõjuvad, et jälle, kui me jõuame muusika juurde, siis koolis ma nii palju seda, ma arvan, muusika on hästi suur osakaal üldse elust ja noortest. Ma mäletan oma noorusaega, kui ma olin noorem, et muusika mängib hästi suurt rolli või kui ma lähen ise praegu saali õhtul ja ma panen muusika käima, tantsin, siis see muusika ju annab midagi rohkem, kui ma tantsin vaikuses. Et võib-olla see muusika kasutamine, et koolis ma kasutan kindlasti vähem, kui on tantsuperiood, ma seda toon sisse, ma annan tantsuringi ka, et see kindlasti on juba natuke teine. Aga ma ei teagi, ikkagi seal ma õpetan ühte asja spetsiifilisemalt ja võtan nagu võib-olla ka spordialade kaupa, et ikkagi need on see, mis ma enne juba mainisin ka selles osas erinevad. Yeah. Ja vahepeal võib-olla, et kui ma isegi näiteks üks väga tantsuline näide, et kui ma sooviksin näiteks ilma käteta hundiratast ära õppida ja ma olen näiteks kehaliselt valmis selleks, et ma oskan nii ühe käega või mõlema käega hundiratast, aga ma võib-olla just sellel mentaalsel poolel ei ole nagu valmis selleks või kuidagi see mõte tundub hirmutav. Et kas sellised olukorrad, et kuidas seda mentaalset plokki võib-olla eemaldada või kuidas sellest üle saada? Mul kogemus näitab seda, et siis korraks lõpetada selle elemendi õppimist, et korraks lasta täitsa välja, et mul on olnud olukordi, kus me punnitame edasi, proovime tehniliselt veits parandada, aga ikkagi lõpuks on see, kui mingi plokk on ees, siis ta ei lähe. Et need, eriti kui on näiteks ilma käteta see hundiratas, et need on tehniliselt juba nii rasked, et kui seal on mingi plokk ees, siis korraks teha paus. Ja teine asi, mõnel õpilasel on see nagu selline pidev hirm, ma ei tea, mõni ei julge näiteks väga sillast asju läbi teha, et seal on pea alaspidi ja kõik asjad. Et siis võib-olla leida temaga eraldi need nurgad ja julgustada, et mitte täitsa, et jätta ära selles arengut nagu enam jätka, aga lihtsalt natuke toetada võib-olla teistmoodi. Ning meil tekkis mõte, et arutaks ka koos näiteks siis noorte liikuvuse üle ehk meie tänase põhifookus üle ning selline küsimus kohe, et kuidas motiveerida lapsi liikuma? Et kui näiteks, millest me juba enne rääkisime, näiteks laps polegi varasemalt nii tihedalt näiteks kas huviringis käinud või spordiga tegelenud, et kuidas siis see esimene samm teha? Minu arust toimib väga hästi, mis ma olen koolis, kui ma olen lasknud liikumispäevikut täita õpilastel, on see hästi tähtis, et mis sa tundsid pärast liikumist või kuidas sa tundsid pärast liikumist ennast, et seal on tihti see, et paremini, tuju läks paremaks, enesetunne on parem, jõudsin rohkem. Loomulikult mõnikord on see väsinud, aga see on ka okei. Aga ma arvan, et minu arust see on üks oluline see, et mis ma tunnen. Seda hästi palju ju rõhutatakse ka, et mine trenni, raske on diivanil püsti saada, kui sa ära käid, sul on palju parem olla. Et see on minu arust number 1 asi. Eks see peab nagu tasakaalu leidma, et ühest küljest, mis läbi käis, et ei saa liiga palju sundida, et ei tekiks seda, et ma teen seda kellegi teise pärast või mingi karistuse nagu ärahoidmiseks.
aga samas me ju tahame enamuses neid asju, millest meil on mingi kogemus, positiivne kogemus ja kui seda ei teki, siis me jäämegi ootama seda. Ehk siis see liikumispäevik on hea näide, et on nagu osaliselt kohustus võib-olla täita, aga see ahaa-moment tuleb noorel ise, et see on nagu paberil kirjas, et ma päriselt tundsin, et see oli mõnus nagu ja võib-olla veel, et noh, siin ei olegi ühte lahendust, aga leida selliseid lõbusaid ja mängulisi asju, et noh, see on küll nagu eakate näide, aga Tartu linnas siis, kui oli COVID periood, alustati eakate kõnniringidega, et saaks nagu toast välja ja värskes õhus ja nii. Ja COVID on õnneks ammu möödas, vähemalt see pandeemia periood ja need kõnniringid on väga populaarsed siiamaani. Ehk siis see sotsiaalne aspekt, mis seal oli kuidagi õige nupp, aga seda ei oleks osatud võib-olla nagu vajutada, kui oleks olnud seda vajadust. Et noh, nagu võib-olla oma pere näitel, et lasteaias oli koolitus Maive Mõttuse eestvedamisel jalgrattasõiduga ja minu noorem laps Adore oli väga pikalt heitumusfaasis rattaga sõidu õppimisel. Seal olid kõik, mitu sõrme peab kuhugi mahtuma selle kiivriga ja ühesõnaga ta tuli väga tähtsana ja ta tahtis õppida, tal oli nädalaga nagu selge jalgrattasõit ja tema on see, kes ütleb, et emme, lähme teeme nagu seda jalgrattaringi. Et ja minule jälle emana on see nagu kvaliteetaeg lapsega, aga see on lõbus ja ma ei läheks ise sinna. Võib-olla ma ei teeks ka ettepanekuid, aga jälle see seltskond ja see muu asi, mis ma sealt saan, paneb mind nagu liikuma, et võib-olla niimoodi nutikalt lihtsalt pakkuda hästi palju selliseid variante, mis võiksid kuidagi muud moodi veel pai teha või mõnus olla ja sealt saabki. Ja ma oleks ka selle eduelamuse lisanud, et noorte seas ka julgustada valima spordialasid või muutma, et see sulle ei meeldi, mis siis, et sõber käib, aga üldse ei meeldi, sa lõpuks nagunii lähed sealt ära. Et minna leida see oma suund, mis on jälle ka liikumisõpetuse üks praegu alustalasid, et tehagi erinevaid alasid läbi, et igaüks leiaks selle enda. Ja noh, lastega ka see kohene analüüs jälle, et mida mina olen koolis kasutanud, on see pöial püsti või keskmine alla, et kuidas sa praegu ennast tunned ja miks sa nii tunned, on ju, et me jõuame kohe võib-olla sinna. Et see eduelamus ka. Ja igasugune liikumine, et noh, et ongi, et kõnni natuke pikem maa või mine teist kaudu või noh, et kuidagi see muutuks nagu lõbusaks, et ma lihtsalt ei võta seda kõige lihtsamat varianti, et alati vanemad viivad kooli või noh, kohe diivanile, käidki kas või ma ei tea, teed challenge'i, et igat treppi võtad nagu topelt astmed või noh, et aga samas jälle, et see ei oleks siuke, et nüüd pean liikuma. Siin on hea näide jooksmine näiteks, mida ka tihti koolis, noh jälle jooks on ju, aga mida ma olen ka teinud alguses, et võta baaridesse, lähete jooksma, ma ei tea, 2 ringi või mingi distants ja räägi sõbrale, mis sa nädalavahetusel tegid ja siis vahetate. Ja neil on mingi see tegevus sellel ajal ja siis nad unustavad ära, et nad seda jooksevad. Et see on ka hea nipp olnud, et jah, loo peab olema selles mõttes ka, aga see on, endal on ka põnevam tegelikult, kui sa neid uusi nippe välja mõtled. Kuna te mõlemad olete üpris suure koormusega tööl, ja Krõõt, sa oled ka pereema, et ma tahtsin küsida, et kuidas te hoiate just nagu ennast motiveerituna, et noh, nii suur füüsiline koormus on ja mis kõik 100 asja veel ka ei toimuks elus, et kuidas te ammutate energiat ja kuidas te nagu hoiate ennast motiveerituna? Mind motiveerib Maris Pagel, kes käib jääaugus, siis ma mõtlen, et see on motivatsioon, et seda mul sellisel levelil ei ole, nii et sa võid rääkida, ma ei tea, kuidas sinna jõuab. Jääaugu. See on tegelikult hea point, see on minul üks selline, mida ma teen 2 töö vahel. Ehk siis ma tihti pärast koolitööd ma leian selle aja ja ma käingi seal jääaugus ujumas, sest see on korraks esiteks hetk üksi olemiseks sellest suurest mürast, mis paratamatult mu töö juures tekib ja aeg korraks iseendale, et see ei ole tund aega trenni, see on korraks, aga see on ja sul on jälle see eduelamus. Ma käisin ära, ma tegin enda jaoks, ma võtsin selle aja ja sul on kohe palju parem olla. Et kindlasti jah, see on hea. Minul on võib-olla, kus ma ise liigun kõige rohkem, on mudilaste tunnid.
ma olen kuidagi taasavastanud selle mudilaste õpetamise nagu mõnu ja kerguse selles osas, et nad annavad tegelikult nii palju tagasi siiralt ja otse ja sa näed seda arengut nii selgelt ja nii kiiresti. Et ütleme, teie tasemel sa pead seda arengut juba nagu selles mõttes mikroskoobiga nagu otsima, et te olete juba nii head, et seal veel paremaks muutumine ei ole enam nii nähtav, aga lapsel, kui ta nagu ei siruta varvast ja sirutab varvast, siis see nagu erinevus on nii suuresti näha ja lastega ongi, sa muutud ise ka mõnes mõttes lapseks, et sa tantsidki nendega koos ja rullid ringi, et ma olen kunagi mõelnud, et ongi, kui on niisugune tihe päev hommikul olnud, et kui mul oleks enne trenni algust see nupp, et kas ma pean minema sinna tundi või ei pea, siis ja midagi sellest ei juhtu, kui ma ei lähe, kuidagi magically kõik laheneb, siis ma päris tihti tegelikult vajutaks seda nuppu, sest sa tunned, et ma ei tea, kas ma jaksan ja sa vahetad need riided ära ja vaatad, mis sa selleks tunniks oled mõelnud või mis teemad sul on. Ja kui see teine nupp oleks pärast trenni, et kas ma kustutaks selle trenni ära, siis ma kunagi ei kahetse, sest esimesed paar minutit ja need lapsed tulevad ja sa ise keksid seal ringi, et see on väga mõnus. Mina ütleks ka, et suur motivaator on lapsed ja noored ise. Ma olen alati öelnud, et seal, kus on lapsed, olen ka mina, et just nendel raskematel hetkedel, kui ma olen mõelnud, et ma ei jõua või on niisugune raske päev on, siis ma mõtlen, et aga Maris, mis sa tahaks teha teist asja ja ma ei jõua kunagi mujale või on siis see ka ikkagi noorte või lastega seotud. Et kindlasti see ja mul on nagu oma trenn ka ikkagi see oluline koht, siis seal ma olen jälle esiteks teises keskkonnas, kas ma lähen jõusaali või ma lähen rühmatrenni, siis teine keskkond ja kuidagi sa lülitad ennast välja. Et miks mulle meeldib rühmatrennis käia, sest see on päevase osa, kui keegi käsutab mind ja ütleb, mis ma tegema pean, et muidu sa pead ju päev otsa ise mõtlema, teisi juhendama, et selles mõttes see on nagu hea ajule puhkus, jah. Ja jälle muusika jõusaalis, et ma olen kõrvaklappidega ja ma kuulan muusikat, et me jõuame sinna tagasi, jah. Tihti võib-olla just liikumise või sellise suure trenniga satub ka jututeemaks nii-öelda ülekoormus või väsimus ja et kuidas võib-olla ära hoida just õpilaste puhul sellist, kas just ongi ülekurnatust, isegi kui võib-olla õpilane on väga motiveeritud ja tahab teha seda, mida talle meeldib teha, aga näiteks keha on väsinud või sageli ei jõua teha nii palju. Mina ütlen tihti lastele, kui on mingid vaheajad või sellised pausid, et minge tehke midagi, mida te muidu ei jõua. Minge kinno või midagi sellist, kui me räägime vaimsest poolest ja sellest puhkusest, et jälle see keskkonnavahetus, see on hästi tähtis ja ma arvan, et see füüsiline pool, kui tekib kehale ülekoormus või väsimus, siis ise õpetajana anda märku ka, et korraks stopp, et tõmba kuskilt tagasi. Me oleme seda hästi palju teinud ka õpilaste puhul, et analüüsime üle, et mida praegu on palju või kus me saame praegu vähemaks võtta. Et jälle see taipamine ja siis midagi nagu ette ka võtta, mitte et olla seal sees, et raske on ja keha on väsinud, vaid teeme nüüd muudatuse korraks ja saame tagasi tulla, kui on parem. No ma võib-olla olen õpilastega olnud edukam selles kui isiklikus plaanis, aga ma tegelen sellega ka isiklikus plaanis, et kus need piirid tõmmata või millal, kuna mulle nii väga meeldib see tantsumaailm ja noored ja see pidev innovatsioon, mis meil koolis on, siis ise kuidagi teadlikult mingi hetk arvuti ikka kinni panna nõuab treenimist. Jah, minu viga on ka see muideks see viga, aga mulle meeldib mu töö nii väga. et ma saan aru, et ma pean puhkama, aga ma tahaks veel natuke. Aga see on jälle ka see, et ise peab ka stoppi leidma. Et mul on mõned plaanid selleks, kuidas siis oma nagu mingid isikliku elu ja töö piire nagu pidada, et kuigi ma ei nimeta tantsukooli kunagi tööks, siis tuleb vahepeal mõelda, et tegelikult see on töö ja sellest tuleb ka puhata ja psühholoog viimati ütles väga targa lause, et puhkus on mitte lihtsalt lebamine, vaid nagu Maris ütles, teha midagi muud, aju teeb midagi muud, keha teeb midagi muud, et eks ma otsin neid asju veel ja praegu ma plaanin 1 kord nädalas hakata perele süüa tegema. Ma nüüd ütlesin selle välja ja jõusaali võiks jõuda 1 korra nädalas ka, et baby steps, väiksed asjad, aga tõesti jah, et mitte minna ainult ühes suunas ja täiskäigul,
aga tantsijatega tõesti on see, et kui sa tunnetad ja õpetajana ka sa tunnetad grupi ära, et sul võib olla väga hea tunniplaan tehtud, aga kui sa näed, et see ei ole praegu see, mida nad vajavad, sa lihtsalt mõtled ümber ja teed massaažitunni või küsid, et tegelikult nagu me ei tee tunde ju õppekava jaoks. Õppekava on mõeldud õpilaste jaoks ja kui sa ei toeta neid hetkel, siis tuleb muuta õppekava, mitte nagu pressida edasi, et tuleb olla nagu tähelepanelik selles osas. Te just enne rääkisite, et tuleb teha stopp vahepeal tööst, et kas teil on äkki mõndasid nippe jagada, kuidas siis vaimselt ja füüsiliselt enda keha hoida, et kuna teil on ka hästi suur töökoormus, ma eeldaks, et kuidas teie võtate just selle hetke enda vaimse ja füüsilise tervise jaoks? Jah, nagu Grõõt ütles, et tema tegeleb sellega praegu, tegelikult mina ka, et üks asi võib-olla ikkagi see, et arvuti kinni, et võib-olla koju minnes tekib automaatselt see arvuti lahti, ma teen veel mingi asja ära, et see siis kindlasti see, mis ma enne mainisin, et ise trenni minna, et mul on ka siit olnud vahepeal nii, et kuhu poole ma keeran autoga, et kas lähen trenni või koju, et isegi kui oled väsinud, siis lõpuks lähed trenni, teed kas või vähem, kui oled väsinud, aga jälle see eduelamus enda jaoks, ma tegin selle ära ja keskkonna muutus jällegi, et ja ma arvan see ka, et sa pead neid nagu etappe ette võtma, sest me võime endale rääkida, et sa pead, aga jälle see järjepidevus, et see on vist kõige raskem, aga peab hoidma. See on inimestel nagu erinev, mina olen siuke plaani inimene, mulle meeldib märkmikku täita, et selles mõttes ma proovin jälle sellel aastal, et see käib niimoodi hooti, kui hea ma selles olen, aga mul on värvikoodid ehk siis koosolekud on sinised, igavad koosolekud on tumesinised ja siis ma ei tea, kollane on pere ja sõbrad ja fun enda jaoks lihtsalt midagi mõnusat ja trennid ja asjad on mul nagu või ilu on roosaga, et kui mul ei ole nädalas piisavalt nagu neid erinevaid värve, siis tuleb järgmisse nädalasse neid planeerida. Ehk siis minu puhul vähemalt töötab see, et kui ma tahan nagu teha midagi muud, siis ma pean selle ajaga kalendris endale siis värvima vildikaga kollaseks selle päeva, et see on fun päev ja ma ei võta sinna midagi, sest paraku muidu tulevad sinna asjad, et tühjaks ta ei jää. Nii et ma pean nagu enda jaoks võtma ja siis ka julgema või ma olen seda ka proovinud treenida, et julgeda, mitte see, et mul tegelikult ei ole seal midagi ja ma tahtsin nagu chillida või mõnuleda sellel päeval ja siis keegi ütleb, et kas me saame tulla sinna tegema mingit töötuba või midagi muud, et ma ei lähe lihtsamalt vastupanu, et tegelikult ma ju saan, et see on nagu lubadus endale on sama tähtis kui lubadus kellelegi teisele. Et ja mingid väiksed asjad veel, ma olen avastanud, et kui ma koju minnes nagu kohe vahetan riided koduriiete vastu, siis see aitab mul nagu tööst välja tulla, et nüüd on nagu teine asi. Sama nagu lapsed, kes trenni tulevad, et kui on mudilased, kes tulevad otse lasteaiast ja juuksed on kuidagi saarajuurad ja samade riietega, siis ta ise ei ole ka seal trennis nagu aru saanud, et ta jõudis kuhugi mujale ja need, keda vahetatakse riided ära, juuksed ilusti kinni, tal on see hetk sisse välja hingata, siis ta rolli muutus nagu. Ta tuleb tundi ja ta teab, mis see distsipliin seal on, et selles mõttes ma kuidagi proovin seda endale ka või kui ma olen seda proovinud, siis see on toiminud. Ja siia episoodi lõpetuseks meil on ka kuulajaskonna poolt paar küsimust teile ja esimene kõlab kohe niimoodi. Mis inspireeris teid tantsumaailmaga ühinema? No mul on, mainisin ka, ma ise sellest iluilmumise maailmast tulnud, et natuke nad on ju sarnased ka, et eks see on ka põhjus, miks ma olen siia jõudnud. Ja mul on ikkagi see liikumine ja sport on enda elustiil ja elu osa hästi suuresti, et ma ei kujutaks ette, et mu eriala ei oleks praegu sellega seotud. Ja see tantsumaailma tulek oli ilmselt hästi sujuv, et miks ma siin täna olen ja mulle meeldib kuidagi, jah. No, minul algas ka sellest, et mulle endale meeldis väga tantsida, tantse luua juba põhikoolis ja ma viitsisin ikkagi käia, minu tantsukool asus 60 kilomeetrit mu kodust. Ja siis kuidagi siia tulles ka, kuna mul sellist initsiatiivikust on, siis see kuidagi oli selline hull julgus, et alustada. Ja praegu mind hoiab lihtsalt siin see avastamisrõõm, kui palju neid positiivseid kõrvalmõjusid või milline võluvõime võib veel tantsul olla
ja kui me seda õigesti kasutame ja oskame nutikalt nagu läbi tantsu ka muid asju aidata, toetada, parandada, siis see on nagu piiritu, see on nagu see loominguline pool Ja. on hästi tugev, mis mulle meeldib siin. ja järgmine küsimus oleks, et kas, kui tunnis juhtub vahepeal mõningaid apsakaid, siis kuidas sellest sujuvalt välja tulla? huumor. Teed nalja selle üle, mina oleks ka öelnud, et teed nalja ja ongi. Hea huumor on Jah. nagu nii oluline ka enda üle nagu osata naerda ja minu arust grupi kokkukuuluvusel ka ühised naljad on, mis tegelikult näitab nagu seda, et kas grupp nagu on kokku sulanud, sest ühised naljad liidavad, et tehke nalja lihtsalt. Tehke nalja see, et läkski metsa vahepeal, et see on õpetajate puhul ka normaalne, et vahepeal läheb ja see ongi naljakas pigem. Ja siis viimane küsimus, et kui te saaksite tantsida ühte tantsustiili, millega te siis praegu ei tegele ja te oskaks seda nagu professionaalsel tasemel, siis mis oleks see tantsustiil? Mina tean, Mul tuli ka kohe. Liisa Kanguriga tõin nalja ka selle üle, et ma tulen ikka street and true, ma arvan. Ma tahaks seda teha tegelikult. See on nii vastand sellele, mis ma teen, aga tegelikult see oleks nii äge. Mulle hullult meeldib see muusika ja vibe, mis sinna selle stiili juurde kuulub. Et teeks kannapöörde. Liisa lubas minu koondisesse tulla, nii et võib-olla jõuate veel. Mul tuli kohe house. Mulle hästi meeldib house muusika. Eks ma mõned töötoad olen võtnud nagu selles mõttes, nagu ma olen saanud kogeda kehaliselt seda, kui mõnus see jack ja see mõnus minek ja see jalgade töö või sulle sobiks küll see. Sobiks küll. Et jah, see on minu teema ja mulle nii hullult house muusika meeldib, et ma võtaks house'i. Okei. Tore. Aga sellega ongi siis vist kõik. Aitäh, et te olite nõus tulema. Väga põnev oli kuulata. Jah, väga meeldiv. Ja lõpetame ka episoodi siin koha peal. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast ja näeme juba teine kord.